Tere kõigile, teiega on siin Kristel, 13. november ja siin on tänase päeva 3 kaarti. Valige välja üks neist 3 või hoopis soovige oma 3 soovi või küsige oma 3 küsimust ning kuulake siis, missugused on need tänase päeva energiad. Küsimuste vastused või hoopis juhtnöörid, et teie unistus täituks. Ja tänase päeva esimene kaart on karikates. Fantastiline kaart. Teie karikas on alati täis. Kõik, mis te täna alustate, see hakkab vilja kandma. Nagu te näete, see toob teile alati rahaliselt sisse. See näitab, et teie karikas on alati täis. Kõik, mis te täna alustate reaalselt tänu sellele kaardile või kõik see, mida te nüüd soovite, see toob teile sisse. See on väga edukas kaart, see on heade vedamiste alguse kaart. Võib ka tähendada, kui inimest räägime väga-väga emotsionaalset inimest ja samuti need on kõiksugused kingitused meile. Võib tähendada ka rasedust, väga emotsionaalset suhet partneri jaoks olete väga armastatud. Fantastiline kaart. Kaart number 2 täna on müntide 8. Müntide 8 on see meisterlikkuse, meistri ja selli kaart. Et siiski olete siiamaani õpipoisi rollis, teil on veel nii palju poleerida oma oskusi. Teil on neid nii palju veel tarvis lihvida. Koguda vilumust, koguda teadmisi. Aga te olete teel sinna poole üks hetk, kui te olete meister, tasub see teile kuhjaga ära. Fantastiline kaart. Suhetes samamoodi. Te ehitate seda suhet. Te õpite alles teineteist tundma. Te lihvite nii-öelda nurkasid. Ja 3. kaart täna on täht. Fantastiline kaart. Soovi täitumine. Siira soovi täitumine. Võib-olla hoopis lähete kontserdile, kohtute kuulsusega, võib-olla saate ise kuulsaks, populaarseks, võib-olla olete kellegi jaoks hoopiski kättesaamatu. Aga kui suhetest rääkida, siis see kaart näitab, et mõlemad partnerid on teineteisest võrdlemisi sõltumatud. Nad on küll koos, aga on teineteist sõltumatud. Võib ka tähendada kaugsuhet küll. Aga enne kõike fantastiline kaart päevakaardina. Kuulsub kohtumine. Või mõni teie, kes meil siin videoblogijad on, mõni teie videotest. Saab üle ilma kuulsaks. Üleöö. Sellised on tänased kaardid ja homsete kaartidega näeme juba homme.